Doktor Živago, Boriss Pasternak. Paša läheb pärast ohvitseri kursuste lõpetamist vabatahtlikult rindele. Ta soovib põgeneda võltsina näiva perekonnaelu eest. Ühes lahingus langeb ta vangi. Larissa õpib halastaja õeks ja läheb rindele, et abikaasa üles leida. Ühelt alamporutsikult saab ta teada, et Pavel on surnud. Mees vannub, et nägi seda oma silmaga pealt. Juri Živago on kokku puutunud paljude õudustega. Ta on oma silmaga näinud sõjaväe lagunemist, vägivalatsevad desertööride jõuke ja kõikjal valitsevat kaost. Ka pealinnas pole olukord parem. Seetõttu hakkab Živago vaatama revolutsiooni teise pilguga. Kogu see kaos mõjutab tema suhtumist riigis toimuvatesse muutustesse. Et kuidagi ots otsaga kokku tulla, sõidavad Živagod Uuralitesse, kus Tonja sõnul asuvad tema suguvõsa valdused. Teekond on keeruline. Pidevalt kohtutakse röövlite ja relvastatud desertööridega. Rong sõidab läbi linnade, kus mässud ja ülestõusud on äsja maha surutud. Neis paigus räägitakse hirmuvärinal Punaarmee komandörist Strelnikovist, kes pommitab halastamatult vabastatavaid linnu, hoolimata seejuures tsiviilelanikest. Kohale jõudnud perekonda ei oota ees seisuse kohased tingimused. Nad istutavad oma kätega kartulit ja kapsast ning elavad teenijate majas. Ent aegamööda läheb elu normi ja noorte olukord paraneb. Eriti pärast Živago poolvenna Jevgrafti ilmumist. Živago hakkab patsiente vastu võtma, Tonja ootab teist last. Jurjatinit külastades kohtab Juri Larat ja ütleb talle, et tema mees on elus. Ta on vanglast vabanenud ja nimetab ennast Sterlinkoviks. Just tema vabastas linna valgetest, ent ei tundnud isegi huvi, kas tema naine ja tütar on elus. Need kohtumised kestavad 2 kuud. Živago hakkab aru saama, et ta murrab oma naisele truudust. Ta teab, et peab Tonjaga rääkima ja lõpetama kohtumised Laaraga. Mõtteisse süvenenud Živago satub relvastatud partisanide varitsusele. Nad tõkestavad tema tee ja teatavad, et doktor on mobiliseeritud kohaliku partisani salka. Algab elu partisani salgas. 2 aastat näeb doktor ainult haavatuid võitlejaid ja epideemiaid. Komandöriga on Živago avameelne ega varja, et oktoobrirevolutsiooni ideed on talle kauged. Valatud on liiga palju verd. Kasu pole aga sellest midagi. Elu on asunud muutma inimesed, kel puudub sellest selge arusaa. Ent iga asi saab ükskord otsa. Pärast 2 aastast vangistust õnnestub doktoril põgeneda. Kogu selle aja pole ta saanud kodustele oma saatlusest teatada. Živago naaseb Jurjatinisse ja läheb Laara juurde. Valged on linnast juba lahkunud. Doktor on metsistunud, kurnatud ja räpane. Ta leiab peldikust võtmed ja kirjakese, et Laara on korraks naaberlinna sõitnud. Kurnatud Juri suudab vaevu ahju kütta ja magama heita. Ärgates leiab ta end voodist, puhtad riided seljas. Selgub, et ta on kaua põdenud ja Laara on teda põetanud. Živago on Moskvasse sõitmiseks liiga nõrk ning läheb tööle kohalikku haiglasse, kus kolleegid peavad teda vaenulikuks elemendiks. Linna juhib erakorraline komisjon, ka Paveli uue nimega Sterlinkovi peakohale hakkavad kogunema pilved. Samal ajal saadab Tonja mehele kirja. Ta kirjutab, et neil on nüüd ka tütar, kelle nimi on Maša. Pere elab Moskvas, ent nad saadetakse peagi välismaale. Tonja suurim mure on see, et ta armastab Jurat, kuid mehel pole tema vastu tundeid. Linna ilmub nende vana tuttav Komarovski. Mees üritab neid veenda, et linna jäämise korral on nende päevad loetud. Ta teeb suuremeelse pakkumise Juri ja Laara linnast välja toimetada, ent noored keelduvad. Živago räägib Laarale, et Komarovski meelitas tema isa jooma, mis tõttu tegi viimane enestapu. Laara on Jurale ammu jutustanud oma suhetes Komarovskiga. Noored põgenevad ühte mahajäetud külla. Laara kahtlustab, et on rase. Ootamatult ilmub sinna Komarovski ja teatab, et Pavel on juba surma mõistetud. Nüüd peab Laara mõtlema lisaks endale ka oma tütrele Katjal. Lõpuks veenab Živago naise ära sõitma. Živago jääb üksi iseenda ja oma mõtetega. Nii kaugele, kui silm ulatub, on tema ümber üksnes talv, lumi ja hundid. Ta joob ja leinab oma kaotatud armastust. Tema kaotuse valu vormub luuleks, mis pole pühendatud ainult armastusele. Selles räägitakse ka inimloomusest ja revolutsioonist. Kord kohtab Živago oma tarekese ukse ees Strelnikovi. Seda sama Pavelit, kes pidi Komarovski sõnul olema maha lastud. Selgub, et Komarovski viis Laara ära pettusega. Vanad sõbrad räägivad terve öö möödunud aegadest, lapsepõlvest,
Laarast revolutsioonist. Magama heidetakse alles vastu hommikut. Ärgates avastab Živago, et Paša on ennast maha lasknud. Živago hakkab jalgsi Moskvasse minema. Kohale jõuab ta alles 30. aastate algul. Ta näeb välja hirmu äratav, nagu habetunud ja nälginud metslane. Järgmistel aastatel kaotab ta nii oma arstioskused kui kirjutamisande. Siiski püüab ta üht-teist avaldada ja mõnikord see ka õnnestub. Živago abiellub kojamehe tütre Marinaga. Marina töötab telegrafistina ja hoolitseb juura eest. Neil sünnib 2 tütart. Ühetaoline perekonnaelu kulgeb rahulikult. Ent ühel õhtul on Živago kadunud. Marinale jäetud kirjas ütleb ta, et tahab olla üksi. Tegelikult on tema poolvend Jevgrav üürinud talle toa, kus kunagi elas Paša. Jevgrav kannab Živago eest hoolt, varustab teda rahaga ja leiab talle korraliku töökoha. Kahjuks saab Živago südameataki ja sureb. Tema matustele tuleb palju rahvast, sealhulgas Laara. Laara satub matusele juhuslikult. Ta tahtis lihtsalt läbi astuda toast, kus kunagi elas Paša. Kummalisel kombel ei tule Laara paari päeva pärast jalutuskäigult tagasi ja jääb kadunuks. Võimalik, et ta arreteeriti. Sõja ajal kohtab Jevgrav juhuslikult Tanjat, kes osutub Juri Živago ja Laara tütreks. Jevgrav kuuleb neiult asju, mida ta varem ei teadnud. Laara üritas koos Komarovskiga Mongooliasse põgeneda ning oli sunnitud lapse raudteejaama maha jätma. Jaamateenindaja Marfa kasvatas tüdruku üles. Õnnetuseks lõpetas Marfa oma elupäevad vaestemajas ning Tanja hulkus kodutuna ringi. Jevgrav kannab tütarlapse eest hoolt. Lisaks sellele kogub ta kokku kõik poolvennast järele jäänud luuletused. Sellega lugu lõppebki.